Reformierakonna Paide piirkonna juhatuse liige Rein Oselin, kuidas lõppes tänane vastasseis nende pooldajate vahel, kes tahavad koalitsiooniga jätkata, vastaseks siis need, kes tahaksid koalitsiooni IRL-iga? No, hääletustulemus lõppes siis 29-28 siis sellele seltskonnale, kes soovib koalitsiooni IRL-iga. See hääletustulemus tegelikult näitab, et mingit tulemust ei ole. Et erakond on pooleks ja mõlemal ütelda siis maailmavaatel või visioonil on omad toetajad olemas. Selles olukorras on suhteliselt keeruline olla. Nagu ikka, kui on lõhe, siis sellest võidavad ju kõik teised. Ja mis mina teeksin praegu oleks see, et ma ikkagi kutsuksin kokku nii juhatuse kui ka fraktsiooni, kelle vahel tegelikult siis ütelda see erinevus natukene nüüd on ja prooviksin asjad uuesti läbi arutada, aga uut hääletust ma ei korraldaks. Kuidas esinesid või milliseid seisukohti näitasid üles fraktsiooni liikmed? Fraktsiooni liikmed näitasid üles sellist mõistlikku ja kaalutletud seisukohta. See paistis sellest välja, et esinejatele, kelleks siis olid Janno Lehemets ja Tarmo Eld, esitati mõistlikke küsimusi. Inimesed olid mures selle pärast, mis saab Reformierakonna mainest, mis saab valijatele antud lubadustest ja koosolek tegelikult läks sellisest töises ja asjalikus õhkkonnas, oli hästi juhitud ja tulemus räägib iseenda eest. Kas on teada, kumba leeri pooldasid fraktsiooni liikmed? Fraktsiooni liikmed? Jah, konkreetselt. Ja seda peab nende käest. Hääletustulemus oli salajane ja kuidas keegi hääletas, seda me ei tea. Jääb ainult üks küsimus, mis saab edasi? Edasi on kõigepealt volikogu istung. Seal me saame näha, kas üks või teine koalitsioon ja selle hääled peavad. Ja pärast seda tõenäoliselt tuleb ikkagi siis, nagu ma ütlesin, Reformierakonna piirkonna juhatusel ja fraktsioonil maha istuda ja koos mõtelda, et kuidas me edasi läheme. Reformierakonna fraktsioon, kas ta sai mingisuguse ülesande praegu sellelt koosolekut? Ülesanne on praegu siis häälte enamusega 29-28 hääletada uue koalitsiooni poolt IRL-iga ehk siis umbusaldus hääletust toetada. Jah, kuid ma täpsustaksin selle osa ära, et Reformierakonna liikmed ei saa kunagi anda ülesannet fraktsiooni liikmetele, volikogu liikmetele. Pigem on ikkagi sedasi, et see on ettepanek. See on ettepanek ja selle mitte täitmisel karistada ei saa kedagi? Ei, see ei saa loomulikult. Lõppude lõpuks peab ju demokraatia võitma ja need, kes on läinud volikogusse, teevad ju seda tegelikult iseenese südametunnistuse. Kas üks või teine pool näitas hääletuse eelselt ka üles valmisolekut sõltumata tänasest hääletustulemusest enamuse soovile alluda? Ei.